Lähme nüüd edasi ühe terve plokiga, mis on pühendatud eelmise aasta Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjoni tööle. Ja 2024-2025 aastal tegeles siis komisjon valimistega seotud riskide analüüsiga. Ja ma räägin nüüd teile kahest asjast. Ma räägin teile sellest, et kuidas muutus meie metoodika selle aasta jooksul ja siis ma räägin, mis olid leiud. Nii, kuidas meie komisjon töötab? Komisjon vaatab nuppu ja siis tuleb järgmine slaid. Kunagi. Puutetundlikul ekraanil. Fantastiline, väga hea. Siis lihtsalt mu väike ekraan ei tööta. Ikka juhtub. Siis ma võtan endale käsimikrofoni, palun. Nii, komisjon töötab ohuanalüüsidega, mis tähendab seda, et sõnastatakse mingi oht, nagu te nägite mu eelmises ettekandes. Me oleme sõnastanud endale selleks aastaks ette juba umbes 20 ohusündmust, mida me siis püüame kirjeldada ja hinnata. Komisjoni liikmed pakuvad neid välja. Vahel tuleb see niimoodi, et näiteks loetakse lehest, avastatakse midagi kusagil lihtsalt, käid duši all, tuleb hea idee, mõtled, okei, see on võib-olla murekoht, sellega peaks tegelema. Või siis mõned tulevadki niimoodi sisse, et näiteks komisjoni liikmeks olev siis riigi institutsioon tuleb, küsib, et kas me võiksime palun hinnata sellist võimalikku ohtu. Seejärel ma vaatan üle, me sõnastame selle ohusündmuse nime või kirjelduse. Ja see iga lause, see pealkiri on siis juhtub midagi halba kujuga. Ehk siis seal on kirjas, et midagi juhtub ja seejärel juhtub midagi, mida me ei taha. Ja see ongi natuke niimoodi, me oleme tähele pannud, et see on selline hirmutav ja vahel kommunikatsiooni inimesed küsivad, et aga miks te ütlete, et selline asi juhtub? Et äkki see ei juhtu. Ja siis me ütleme, aga see ongi see, mida me täpselt nüüd uurime, et mis on see võimalikkus, et see juhtub. Aga me ei saa öelda, et seda mitte kuidagi, mitte mingitel tingimustel ei juhtu. Nii, seejärel kirjeldab keegi komisjoni liige ohusündmust ja meetmeid. Me jagame neid töid liikmete vahel, kõik saavad kodutööd, vahel need on päris mahukad. Ja siis me tuleme kokku komisjoni istungil ja loeme selle ohukirjelduse üle, vaatame, kas me kõik oleme nõus, kas see vastab meie arusaamale tehnoloogia tasemest tänasest, nii nagu ta on. Ja vahel see tähendab seda, et tulevad näiteks mõned insenerimad inimesed ütlevad, et et see rünnak on tehniliselt tehtav, sest tänane tehnoloogia on selline. Ja siis vahel ütleb mõni juriidilisema taustaga inimene, et aga meil on protseduurid ja kui keegi seda teeb, et siis ta ju pandaks võib-olla vangi või kaevataks alustataks menetlust, mis ei tähenda, et siis seda sündmust ei juhtu, eks ole, aga võib-olla sellel on heidutav mõju siis, et selle arvelt siis seda kõike oskavad inimesed pärast kasutusele võtta, et anda hindeid. Ja hindeid me anname tänase seisuga võimalikkusele, ehk võib öelda ka sagedusele ja mõjule. Võimalikkus tähendab siis seda, et juhtub kindlasti või me arvame, et pigem ei juhtu. Ja mõju tähendab siis seda, et jama on väga suur ja väike mõju tähendab, et mitte midagi ei juhtu, oht võib olla, aga sellel ei ole, elu läheb edasi. Ja vanasti me siis töötasime niimoodi, et me korrutasime sageduse ja mõju kokku ja saime sellele riskiklassi. Ehk siis see on standardmetoodika riskianalüüsis, korrutad need kaks suurust oma vahel kokku 1-5. Ja siis, kui sul tuleb piisavalt suur korrutis, siis see on väga kõrge risk, näiteks 5x5 on 25, see on nii kõrge risk, kui saab olla, sellega peaks kindlasti tegelema. Nii, ja valimiste ohtude hinnangul olid meie ohud siis mõjuskaala 1, mõju puudub, intsident on lihtsasti lahendatav, kuniks mõju 5, kriitiline mõju konkreetsetele valimistele ja võib mõjutada valimisi tulevikus. Et see on siis see kõige kõrgem ohuklass mõju puhul. Ja võimalikkuse skaala on siis 1 on väga harv, 5 on peaaegu kindel. Näiteks kui mõni on dokumenteeritud, et selline asi on juhtunud, siis me hindame, oleks õige hinnata 5-ga, sest see on juba juhtunud, mis tähendab, et me ei saa enam arutleda selle üle, kas see on võimalik või mitte.
Aga jah, nii. Ja siis ongi nii, et kui sul on kriitilise mõjuga konkreetsele valimistele, mis võib mõjutada valimisi tulevikus oht, mis on peaaegu kindel, siis 5 × 5 on 25 ja kokku peaks tulema siis otsus, et selle ohuga peaks kohe midagi tegema. Ja kui on siis näiteks mõju puudub, aga on peaaegu kindel, siis sellega on nagu otseselt ei pea midagi tegema. Aga nagu me varsti näeme, siis tekivad kõik need korrutised ei ole omavahel võrdsed. Näiteks kui on kriitiline mõju valimistele, aga võimalikkus on väga harv, ja siis selle pärast peab muretsema, sest see võimalikkus võib muutuda ajas. Nii, ja siis mismoodi me tegime seda vanasti, oligi siis see, et istungile tulid inimesed kohale, kõik oma hinded. No on tehtud nüüd näidis. Olgu, et me hindame ohtu, et võib juhtuda, et Akadeemia küberturvalisuse komisjoni istung läheb kauem kui ajakavas ette nähtud. Esimene liige arvas, et sagedus 4 läheb kogu aeg üle, mõju on 3, no okei, ma lähen järgmise bussiga. See liige 4 ilmselgelt on käinud väga harva kohal, et tema nagu ei ole näinud, et see oleks kuigi tõsine ohtaks ja seega tema jaoks ei ole ka mõju olnud. Ja siis me saame siit need keskmised, mis on siis 3,57, 3,29, korrutame need kokku ja saame 11,74. Standardses ka Ameerikas NIST-is riskianalüüsi standardis järgi 11–15 on keskmised ohud. Mida see tähendab? No, see on nüüd otsustaja hinnang, et kas me muretseme selle pärast või ei. Kui korrutis oleks üle 15, oleks see kõrge, üle 21 väga kõrge. Ja mis siis sai? Ongi see, et me hindasime 2023-2024 hooajal ära terve hulga ohte. Siin on see joonis. Ehk siis see on all on mõju skaala, üleval võimalikkuse skaala. Me näeme, et me suutsime hinnata ära terve hulga hästi kõrge mõjuga, aga väga madala võimalikkusega ohte. Ja ülejäänud istuvad siin kuskil keskel. Kes mäletab, siis me avaldasime 6 ohu kirjeldused. Need 5 ja see 1. Ja need olid siis nagu need, millel see korrutamine andis meile kokku, et on keskmine klass. See punane osa siin sellest korrutamiste graafikust oleks siis see, et sealt maalt edasi oleks kõrge. Sellel hetkel pressiteade oli, et kõrgeid ohte ei ole. No, võime arutleda küsimuse üle, et palju on siit täpselt puudu, et oleks kõrge. Ja sellega me siis hakkasime ka aru saama, et meie metoodikal on mõned puudused. Nimelt, nagu öeldud, seal tegelikult võib-olla mõned asjad veel, mis ei olnud tegelikult, korrutis ei ole hea matemaatiliselt. Me konsulteerisime ka akadeemias akadeemik Krista Fischeriga ja Jan Willemson, komisjoni liige, tuli selle probleemiga välja ja siis me vaatasime tõesti metoodiliselt üle, et see korrutamisega me kaotame mingil määral seda signaali. Et see on natuke selline sotsioloogiline meetod, aga me võib-olla ei peaks sellel nii väga keskenduma. Näiteks jäid meil kripeldama kõigepealt kõik need siin, millel on kõrge mõju, aga madal võimalikkus. Kui see võimalikkus peaks ajas muutuma, siis tegelikult need jõuaks väga kiiresti suuremateks muredeks. Ja küsimus on jälle, palju siis täpselt nendel punktidel vahet oli, võib-olla oleks pidanud sellega avaldama. Kui ma õigesti mäletan, siis see oht oli see, et kui levitada internetivalimiste rakendust sisulevivõrkude kaudu, siis me ei kontrolli täpselt seda, milline rakendus lõppkasutajani jõuab, sellepärast et mõnedes riikides me ei tarvitse kontrollida, mis sisulevi edastab meie kohta. Nii, ja tundub, et võib-olla selle oleks ka pidanud välja tooma. Nii et me muutsime oma lähenemist. Hindeid anname nagu ikka ja me korrutada neid võime ka, aga me ei kasuta enam riskiklasse. Et selle asemel mõned riskid toome välja kui tähelepanuväärsed, mis on siis sellised, mille kohta me tunneme, et peaks tegelema, et peaks vähemalt kaaluma, et mis siis juhtus. Ja me avaldame hinnete nende keskmiste usaldusvahemikud ja hajuvuse, mille järgi siis mõningase statistilise kirjaoskusega lugeja saab vaadata, kas komisjoni seisukoht oli ühtne või erinev. Ja ma selle kohta toon teile mõned näited, siis te saate aru, mida ma mõtlen. Ja me avaldame riskide hinded kahemõõtmelisel skeemil. Need on nüüd siis, see joon on natuke rikub seda pilti, aga need on siis nüüd sellel aastal mõned nädalad tagasi avaldatud ohtude kirjeldused.
Neile on antud seekord ka nimed. Need siit nimedest te võib-olla nii palju aru ei saa, mis see on, aga kui te loete kõrvale riigi koodivaramus avaldatud riskianalüüsi, siis te näete. Ja oranžid täpid on siis need ohud, mida me pidasime tähelepanuväärseks. Ehk siis nende peale peaks veidi mõtlema. Näiteks, siin on AppTervPood oli siis see, et kui me peaksime tegema mobiilseadmetel valimisi, siis kui me levitame rakenduste poes seda, siis et kas audit võib mitte anda õiget vastust rakenduse tervikluse kohta. Ja selle sõsarrisk ehk siis AppTervWeb on see, et siis kui saaks mobiilirakenduse veebist alla laadida, et kas kuidagi teisiti. Sellel graafikul te näete, et AppTervPoe puhul hinnati võimalikkus, et audit ebaõnnestub. Ohusündmuse kirjeldus on just see, et nagu audit ei suuda tuvastada mitteautentset rakendust, hinnati kõrgemaks. Ja veebist levitamise puhul siis madalamaks, eks ole. Täpp. Nii, siis olid vahvaid ohte veel nagu postioht, mis nagu tuleneb näiteks sellest, et postisüsteemid igal pool üle maailma on nõrgenemas, mis tähendab, et üle postikanali hääletamine tegelikult on muutumas vähem turvaliseks, sest et postisüsteemi usaldus ei ole enam see, mis ta vanasti oli. Vaatasime seda, et mis juhtub, kui tuleb vahva uus Microsofti Recall tarkvara agent sinu Windowsi masinas, mis laseb sul põhimõtteliselt kerida ekraani tagasi ja vaadata, et mida sa kunagi siis mingis rakenduses teinud oled, et kas sellega saab siis ka küsida, et näiteks, aga kelle poolt mu kaaslane internetivalimistel hääletas, et kas tehisintellekt otsiks selle siis üles nagu ekraanipiltide ajaloost. Seekord me hindasime, et see oht on madal. Aga oli ka teisi ohte, mis on huvitavad. Näiteks see, et valimistega seotud infosüsteemide hangetes on olnud mitmeid aastaid sarnased partnerid ja need on mitu erinevat tehnoloogiat. Siin pole jutt ainult interneti valimistest, vaid ka näiteks valimiste infosüsteemist ja nii edasi, kus me jõudsime oma riskianalüüsis ka sellele järeldusele, et Eesti ongi väike, konkurentsi ongi võib-olla vähe ja tuleb olla tark hankija ja veenduda, et saada õige asi kätte. Et lugege taas seda analüüsi pikemalt. Ja siin istub üksinduses siis see kvantarvuti oht. Ehk siis täna me ütleme niimoodi, et kui ta tuleb, siis ta tõenäoliselt lõhub meie tänase internetivalimise ära, aga selle võimalikkus on täna kusagil hästi madal. Sest täna meil ei ole sellist kvantarvutit ja me arvame, et 20 aastat veel ei ole. Võib-olla ei ole kunagi, me ei tea. Aga õnnetu on selles, et kui oleks näiteks, ma ei tea, hääled alles ja siis saaks neid võib-olla kuidagi lahti krüpteerida, see oleks päris ebamugav. Sinna me saime kirja panna olemasoleva kaitsemeetmena, et täna e-hääled hävitatakse pärast valimisi. Et see aitab üllatavalt ka kvantarvuti vastu. Kui keegi telekommunikatsioonis näiteks ei salvesta interneti hääli laialdaselt, et neid ma ei tea hiljem avaldada, aga selle tõenäosust me peame madalaks. Nii, ja kõrgesse ei sattunud meil jälle midagi, mis on siis nagu hea uudis. Vaatame nüüd lähemalt. Nutiseadmetel e-valimiste audit. Nutiseadmetel internetivalimisi kohalike omavalitsuste valimistel see aasta ei tule, nagu on teada. Ja see info siin nüüd ei tuginenud viimasel lahendusel, mis välja mõeldi, vaid see on pärit siis natukene varasemast, et lõpp-tehnoloogilist lahendust, mis Eestis ehitati, komisjon hinnanud ei ole. Aga printsiibis paljud asjad, ma õpetan lihtsalt, kuidas seda lugeda. Vasakul on siis olukord, kus nutiseadmetel internetivalimiste rakendust laetaks alla veebilehelt, näiteks valimised.ee. Sellisel juhul see auditi ebaõnnestumine, ehk siis audiitor ei leia üles rikutud rakendust, et selle võimalikkus oli komisjoni liikmete arvates väga erinev. Mõned arvasid, et see audit ebaõnnestub, et seda ei juhtu mitte kuidagi. Et keegi pani ikkagi siia selle ühe, see väike täpp siin nagu, seda nimetatakse kastdiagrammiks. See näitab siis hajuvust, nende hinnete hajuvust. See suur oranž kast näitab seda, et päris paljud hääled
et selle kasti ulatuses hääled nagu olid päris hajunud. Päris paljud panid siis nagu piisavalt paljud panid 2, piisavalt palju panid 5. Ehk siis ei olnud lõpuni kindel, kas ka sellisel juhul õnnestub audit korrektselt läbi viia. Küll aga, kui rakendust levitatakse rakenduse poe kaudu, siis veendumus, et rakendust ei õnnestu korrektselt auditeerida, oli palju kindlamalt seal ülemises otsas. Et neid 2 ohuanalüüsid tasub vaadelda selles suhtes just kõrvuti. Nüüd keegi arvas siin ka 2. Aga nagu näete siin see mõju osas, ütleme nii, et need kastid on üsna koondunud. Mõned hääled olid ka eraldi. See nende 2 analüüsi võrdlemine ütleks nagu, et parem oleks, kui nutiseadmetel valimistel saaks rakendust alla laadida veebilehelt valimised.ee. Aga siia kõrvale peaks panema selle ohu, et kui seda teha, siis nutiseadmete operatsioonisüsteemid ütlevad sulle, et oled sa kindel, et see rakendus on turvaline, sest see ei tule rakenduse poest. Sellepärast, et mobiilseadmete operatsioonisüsteemide tootjad ütlevad, et rakenduste poe kaudu levivad ohutud ja turvalised rakendused. See on nende argumentatsioon. Mis tähendab, et kui Eestis me käiksime vastu voolu ja levitaksime valimiste rakendust mitte rakenduste poes, kus inimesed on harjunud rakendusi saama, vaid veebilehelt, kus audit on turvalisem põhimõtteliselt, me saame olla kindlamad, siis inimesed paradoksaalselt võib-olla arvaks, et see on vähem turvaline, sellepärast, et nende telefon ütleb neile, et äkki see pole turvaline ja siis nad mõtlevad, oi, kas ma tohin siin valida. Et see on nüüd jälle see koht, kus see platvormi või millest hommikul räägiti, natuke tabab meid, eks ole. Aga Google ütleb, et internetivalimiste rakendus ei ole äkki turvaline, sest ma sain selle valimised e-lehelt. See on nende seisukoht, eks ole. Ehk siis siin ei ole tervikpilti, aga muudes osades siis see on umbes see, kuidas neid jooniseid lugeda. Nüüd ma tahan rääkida teiega valija rakenduse lähtekoodi avatusest. Eesti seadus ütleb täna, et valija rakenduse lähtekood ei ole avatud, nii et ma räägin teile hüpoteetilisest olukorrast. Me hindasime 2 eri varianti. Kood on suletud ja leitakse oht, mida arendaja ja valimiste läbiviija ja tehnoloogiline partner ei ole leidnud ja seda ohtu kasutatakse siis ära valimiste segamiseks. Või siis näiteks, et avatud lähtekoodiga valija rakenduse puhul leitakse oht, leitakse viga ja seda kasutatakse ära. Ehk siis põhimõtteliselt jutt on sellest, et kui tarkvara lähtekood on avalik, et siis saavad nagu seal otsida vigu ka aktivistid, huvilised, teadlased, kes iganes, tehnoloogid, kellel on õhtul päevad otsa progevad igavaid infosüsteeme ja õhtul tahavad vaadata midagi tõeliselt lahedat, siis nad uurivad, kuidas on ehitatud interneti valimiste tarkvara. Ja siin jällegi mõju puhul me enam-vähem koondusime, arvasime, et eks see mõju siia 2–4 vahele jääb. Avatud lähtekoodi puhul arvati, et võib olla mõju ka väga kõrge või et väga madal, et mõned uskusid, et see tõstab riski märkimisväärselt, teised, et nagu kahandab seda just. Küll aga võimalikkuse hinded on nagu see, kus toimus nagu erinevus. Suletud koodi puhul see oht, et jääb leidmata midagi ja pahad leiavad, selle hindas komisjon pisut kõrgemaks mõningase usaldusvahemikuga. Ja avatud lähtekoodi puhul hinnati seda ohtu madalamaks. Et siis on nagu lootus, et see kommuun, jällegi teadlased, insenerid, aktivistid, et neil oleks rohkem läbipaistvust. Kui nüüd neid 2 graafikut vaadata kõrvuti, nii nagu nad on, siis võiks nagu tõlgendada seda, et avatud lähtekoodiga valija rakendus oleks mingis pidi parem. Saaks korraldada institutsionaliseeritud ametlikke puugijahte, ja nii edasi, eks ole. Eesti internetivalimiste lähtekoodis on suur osa on avalik, näiteks kogu serveri pool on avalik, eks ole. Sellest tuleb pärast vaatast juttu veel ka härra Treieri ettekandes, et päris paljud osad on avalikud ja teadlased on leidnud asju, mida tasuks parandada ja ma ennustan ette, et nad leiavad veel. Täna me lihtsalt neile ei ole näidanud valija rakenduse lähtekoodi, nii et täna nad ei saa sealt leida. Ja ma mõistan ka seda turbe poole kaalutlust, et kui sa näitad enda
ohtu ette, enda nagu tehnoloogia ette rohkem, siis sealt on võib-olla kergem leida. See tähendab lihtsalt seda, et head peavad tugevamalt otsima. Nii, aga me vaatasime ka ohtu nimega libaäpp. Ja libaäppide levik on palju lihtsam, kui valijarakenduse lähtekood on avalik. Sa saad lihtsalt teha uusi rakendusi, mis näevad välja nagu ametlikud rakendused. Kui sa teed seda oma isiklikuks tarbeks, kompileerid ise kodus kokku, annad ise hääle, kellelgi ei ole selle vastu loodetavasti midagi, sest et sellega sa mingis mõttes tõestad, et see süsteem on lahtine, avatud ja sa näed, et see tarkvara, millega hääli antakse, see ongi see, niimoodi see töötabki. Häda on selles, kui keegi hakkab neid libaäppe levitama. Ehk siis, kui tekivad, on siis rakenduste poodi näiteks või mujale kus tekivad rakendused, mis siis levitatakse näiteks ainult teatud gruppides, teatud ringkondades, kus näiteks ei ole antud ette täielikku valimisnimekirja või antakse näiteks ainult ühe inimese. Sa saad põhimõtteliselt teha valimisrakenduse, mis laseb valida ainult ühe inimese poolt. Kui sa seda ise vajutad, seda nuppu kodus pärast, siis jällegi, see oli su oma soov, aga kui sa hakkad seda andma sõbrale, siis sa piirad tema vabadusi. Ja siis läheb asi nagu ebamugavaks. Ja avatud lähtekood on hea asi, aga ta lihtsustab libaäpi rünnet. Nagu ikka, kõik asjad Eesti internetivalimiste süsteemi disainis ja teostuses, need on olnud läbi ajaloo, nüüd juba sellest aastast 20 aasta jooksul tehtud kompromissid. Ehk siis me ei ütle, et valijarakenduse suletud lähtekood on vale, sest avatud lähtekood tõstab seda ohtu, aga vigade otsimist saaks lihtsustada ja me saaks kasutada ära kommuuni. Välisteadlased on olnud päris aktiivsed Eesti internetivalimiste süsteemi uurijad ja nad on seda kindlasti ka edaspidi. Küsimus ongi sellest, et kas me leiaks enne kõike sõbralikud, valge mütsiga, kes kõigepealt kirjutavad meile, ütlevad, et midagi on katki, või siis need, kes kirevad kõigepealt ajalehte, et midagi on katki. Need, kes on vastutustundlikud, kirjutavad, parandatakse ära, kui oli midagi parandada. Need teised otsivad lihtsalt skandaali. Jah. Sest ma olen üsna kindel, et Eestis nii RIA kui RVT kuulaks, kui neile kirjutatakse, et kuulge, teil on seal selline probleem, äkki tahate ära parandada. Ja see on siis see, et kuidas nagu meie seda riskianalüüsi tasub lugeda. Siin te ka näete, kuidas meil hääled jaotusid. Ütleme, 3-3 oli väga populaarne hääletus. Suurem mull siin tähendab, et see hääl oli siis populaarsem kui kõik teised. Et arvati ka, et väike mõju, väike võimalikkus ja arvati ka, et suur mõju, suur võimalikkus, eks ole. Nii, ja nüüd üks koht, kus ma näitasin, et Eesti internetivalimistel on veel kuskile minna. See oli üks huvitav. Kas e-valija võiks saada teavituse iga kord, kui tema hääl jõuab kogumisteenusesse? Ehk siis, kui sinu nimel antakse e-hääl, kas sa võiksid saada näiteks sõnumi selle kohta? Panete tähele, et kui te näiteks internetipangas muudate oma kontolimiite, siis pank saadab teile sõnumi, et kas see olite teie? Eks? Ja siin on see sama küsimus natuke, kas me peaksime või saama teavituse, kui tuleb see. Ja oht, mida me hindasime, ongi see, et kui oleks olemas selline teavituskanal, siis kui palju lihtsamaks läheks mõjutusründete tegemine. Ehk siis, kui praegu on niimoodi, kui keegi tuleb teile mõjutama, et tehke internetis valige kellegi poolt, siis ta mõjutab teid võib-olla ära, äkki ta läheb minema, siis te valite uuesti. Või isegi saate valimispäeval jaoskonda, te saate anda oma enda soovi järgi hääle. Aga nüüd on see, et kui iga hääletusega te saaksite teavituse, siis kas te saate seda teavituskanali, see on kellegi teise kontrolli all, ta näeb ka teie erasõnumeid võib-olla, siis lihtsustaks läbipaistvust tõstev meede, lihtsustaks mõjutusründeid. See otsast otsani verifitseeritavuse ja konfidentsiaalsuse teema ja mõjutuskindluse teema, need on jälle natukene teineteist võivad mõjutada. Ehk siis juhtus siis niimoodi, et see oli nüüd üks oht, kus komisjon ei koondunud. Ehk siis see on jälle üks põhjus, miks me hakkasime avaldama rohkem oma hindamisprotsessi kohta. Keskmised siit tulevad, näed, võimalikkus on 3 ja mõju on kusagil madal, aga kui te vaatate seda graafikut siin, siis see tähendab, et hinded olid täiesti üle igasuguse
kogu pildi ja siit on ilusti näha. Hääletati 1-1-ga, hääletati 5-5-ga ja põhimõtteliselt kõik 1-5 ja 2-5 ja põhimõtteliselt me ei suutnud otsustada, mis see värk on, et kas seda peaks tegema või mis see on. Ehk siis see on üks neist ohtudest, kus ma ütlen, et meil jäi nagu, see oli tehnoloogia, mida täna ei ole Eestis läbi mõeldud korralikult, nii et ka meie hinnangud jäid siis, ma ütleks, väga hajusaks. Nii, mis saab edasi? Komisjonis tehtud riskianalüüs on üle antud riigivalimisteenistusele, see on koodivaramus ja kui metoodika sobib ja sellest on kasu, siis seda saab jätkata endale sobiva ekspertide koosseisuga. See ei tähenda, et akadeemia üldse ei tahaks sellest midagi enam teada saada. Lihtsalt me võtsime ka järgmise teema selleks, et edendada seda metoodikat ja katta Eesti riigi vajadusi siis pisut laiemalt kui valimised. Tahan tänada kõiki, kes oma aega siia panustasid. Siin on olnud mitmeid liikmeid koosseisus. Tänan kõiki riigiasutusi, kes saatsid komisjoni oma esindajaid. Ma loodan, et see suhe oli mõlemat pidi hea. Iga kord, kui meil oli küsimus, aga kuidas see asi päriselt tehtud on, oli keegi ruumis, mõni arhitekt näiteks, kes teadis, kuidas see päriselt tehtud on. Ja tänan akadeemia meeskonda, kes aitas protokollide, ruumide ja ürituste korraldamisega, nagu ka see siin. Aitäh!